Järgnevalt räägime sellest, kuidas kirjakooste põhidokumenti lisada andmevälju. Enne kui me läheme sinna vastavasse aknasse, peaks siis kursor olema teil selle koha peal, kuhu te soovite need andmeväljad lisada. Näiteks mina tahaksin siia üles nurka lisada. Ja seejärel avan jällegi kirjakooste nõustaja. Kirjakooste nõustajas esimesed 2 sammu jätan vahele, sellepärast et aktiivne dokument jääb ja kirja tüüp. Ja nüüd oleme siin aknast, kus me valisime siis eelmine peatükk endale, millist andmefaili me kasutame. Nüüd järgmine osa, mis siis tuleks määrata, on see, et millist informatsiooni peab sisaldama siis see dokument. Ja vaikimisi pakutakse teile välja mingisugune alus ja kui see nüüd ei sobi, siis nupust rohkem on teil võimalus ise luua, milliseid andmeid te soovite aadressikastis kuvada. Ja selle jaoks klõpsate nupul uus, kus siis näidatakse teile aadressi elemendid. Nüüd ma tean, et minu tabelis on kindlasti olemas eesnimi, klõpsan peale perekonnanimi ja siis noolekese peale, samuti on mul aadressirida ja mul on olemas ka e-posti aadress. Kui need aadresselemendid on ilusti pandud, siis iga elemendi peal saab klõpsata ja vastavalt teda siis viia kas alla, vasakule või paremale või kui te olete allpool juba, siis ka ülesse. Näiteks ma tahan, et aadressirida oleks allpool ja e-posti aadress oleks ka allpool ja e-posti aadress oleks veel kõige alumine veel kord alla. Ehk siis selline ühendus. Siin näitab teile ka eelvaadet, mis tähendab seda, et ta on juba aru saanud sellest, et eesnimi ja perekonnanimi on need väljad, mis teil on olemas. Aga ta ei ole suutnud leida veel vastet aadressirida ja e-posti aadress. Aga selles osas me saame teda aidata. Nii et kui nüüd väljad on paigas, klõpsan sobib ja siin aknas veel kord sobib. Nüüd selleks, et ta ära tunneks, mida mina mõtlen aadressirida all ja e-posti aadressi all, on siin selline nupp nagu võrdsuste väljad. Ja seejärel teile siis avatakse need aadressi väljad ja palutakse siis ära näidata, et teie andmetabelis milline väli, mida tähendab. Et kui ma ütlesin, et me kasutame aadressi rida 1, siis siia tuleks nüüd valida, et minu andmetabelis milline veerg vastab sellele väljale. Minu tabelis vastab näiteks sellele väljale aadress. Ja samuti allpool on mul olemas e-posti aadress, mida ta ka ei ole leidnud ja ma näitan talle siis ära, et võta minu tabelist e-posti aadressiks veerg, mille pealkiri on e-mail. Klõps peale. Ja näete, et nüüd eelvaates on ka ilusti näha, et ta on kõik andmed ära tundnud. Ja seejärel kinnitan nupuga sobib. Ja selliselt on siis kõik vajalikud andmeväljad lisatud ja alati peaks siis jälgima ka seda aadressi õigsust. Et siin ei tohiks olla sellised välju, mida ta ära ei tunne. Ja kui see on tehtud, siis võite oma kirjakoostega edasi liikuda.